Head kaaslased, just praegu lõppes peaministri juures arutelu, kuidas minna Riigikogus edasi keelatud rajatiste seadusega, mis siis võimaldaks pronkssõduri tema praeguselt kohalt ära viia. Sellel seadusel on muid eesmärke ka, näiteks et takistada taoliste Eesti rahvast solvavate monumentide nagu Peeter Esimese või mõne muu või Ivan Julma püstitamise Narva, kus kohalik omavalitsus äkki tahaks seda teha, sest nemad sellest Eesti asjast eriti ei pea. Aga tähtis on see, et lõppeks see hämamine, mille nüüd peaministri väga kõrge profiil, mille ta võttis pronkssõduri küsimuses juba maikuus, on esile kutsunud, et rahvas ei saa aru, kas siis pronkssõdur viiakse ära või mitte. Tuleks Isamaa ja Res Publica Liidu meelest panna sellesse seadusesse konkreetne rakendussäte, et see monument viiakse mingi aja jooksul ära peale seaduse jõustumist 10 päeva jooksul, eks see seaduse jõustumise tähtaeg tuleb ka täpselt ette näha. Ja et kõigil oleks selge, Eesti riik otsustab ise oma asju ja korraldab ise neid ja et Venemaa sissesegamine meie või Venemaa sekkumine meie siseasjadesse on vastuvõtmatu. Muide, rahustan kõiki, kes arvavad, et Venemaa võtab majandussanktsioone, aga see transiit meile nii oluline ka ei ole. Ta on oluline, aga ta ei pane meid seisma majanduslikus mõttes ja me lihtsalt orienteerume veel rohkem läände. Venemaa kaotab meiega täiesti majandusliku seose, nii et eks nad ise teavad, aga neid sanktsioone eriti karta ei ole mõtet. Otsustasime Isamaa ja Res Publica Liidu ja Reformierakonna fraktsioonid seaduse menetlemist jätkata ja nüüd selle Riigikogu koosseisu ajal see seadus ka vastu võtta. Nüüd loodame, et koostöö sujub ja me saame vajalikud seadused, et keelatud monumente Eestisse püstitada ei saaks või ebavajalikud lihtsalt riigi poolt teisaldatakse.